tere õpetajad! Ma loodan, et teil oli väga ilus suvepuhkus, aga hakkame nüüd pihta. Nii, minu klassiruum näeb välja siis hetkel selline, ehk siis ma ei ole siin mitte midagi teinud, minu sahtleid ei ole, kappe ei ole. Ainus, mis on tehtud, on see sünnipäevade kalender seal, aga seda tuleb ka natukene veel ringi teha, sest nagu näha, mu nägu natukene lämmis. Ma ei tea, mis tal isegi viga on. Mu tütar joonistas selle pildi ja seda tuleb natukene nagu siit või kuskilt parandada. Aga selle kalendri kohta ma teen eraldi postituse, nii et sellest ma räägin natukene lähemalt pärastpoole. Aga tegelikult mul on ikka midagi tehtud ka, et ma alustasin, kuna mul oli suveks vaja õpikud koju võtta, siis tegin sel suvel natukene tööd ette ka. Ja ma alustasin 5. klassist, et ma üle pika aja õpetan jälle 5. klassi. Ja seekord ma tegin niimoodi, et ma tegin terve õpiku materjalid valmis. Ehk siis tegelikult valmistasin ma ette terve aastatunnid, terve õppeaastatunnid. Ma tean küll, mida te mõtlete. Loomulikult jääb tunde ära ja loomulikult tuleb muudatusi, aga igal juhul on mul olemas, põhjad on olemas, kõik lisamaterjalid on olemas, ainuke, mis mul on siis vaja, vahel on siis vaja mingeid muudatusi sisse viia, et kui miskit peaks muutuma. Aga põhimõtteliselt siis on mul kõikide peatükkide materjalid siin mapi vahel. Et on slipsid, QR-koodid, igasugused lisalehed. Siin on ka QR-koodid. Et selline mapp sai siis mul valmis. Siit mul on siis ainult asju võtta, midagi enam koostama ei pea. Ja samamoodi nagu mul on siin mapi vahel, on mul ka tegelikult kõik asjad internetis olemas, et need asjad, mida me teeme online, siis ka need töölehed ja kõik ütleme ka huudimängud ja kõik sellised Quizletid ja kõik asjad on mul koostatud. Ehk siis 5. klass peaks olema mul küll nüüd ideaalselt valmis. Ma lappan kiiresti selle mapi läbi. 11. Siin on mõned asjad veel. Et iga tund, nagu ma varem olen rääkinud, algab mul alati mingi warm-up activity'ga, ehk siis sellise soojendusharjutusega. Et ka need soojendusharjutused on siis kas siis siin lipikutena või mängudena või siis on nad mul arvutis olemas. Nii, kohe jõuan lõppu. Ja lõpupoole läheb üsna õhukeseks asi siin. Eks minuni jõudis vist teadmine ka, et kevadel jääb väga palju tunde ära ja ega kevadel väga palju ei jõua enam edasi minna. Ehk siis lõpupoole tõesti mul ei ole tegelikult nii hästi veel tehtud. Nii, need on materjalid siin, siis seekord tegin ma ka kõik sõnade tööd uued. Nii 3. klassile kui ka 4. ja siis 5. klassile. Et varem olid mul sõnade tööd siin selliste asjade sees, et need ma teen nüüd tühjaks. Ma ei tea, mis ma nende kohvritega teen. Igal juhul Amazonist tellisin ma sellised, ma ei teagi, mis taskukesed need sellised on. Tellisin need ja need on mul kogu terve õppeaasta sõnade tööd on kõik siin sees välja prinditud. Enam-vähem tean, palju mul õpilasi tuleb ja kõik on ready to go. Et selle ma tegin niimoodi, et mul on sellised A4, ma vaatan, kas ma leian selle üles kiiresti. Sellised asjad siis, ma ei tea, mul on võib-olla neid varem ka näidanud. Ehk siis siin on selline paber ja selle paned printerisse ja siis saad printida sinna peale, sinna kui ise saad kleepse teha.
ja printisin need tähed välja ja siis ma lõikasin need niimoodi välja, sain siia peale kleepida. Nii, see on see mapp ja sõnade tööd, siis lisaks sellele seekord ma otsustasin, et ma hakkan tahvlisse panema asju mitte nädalate kaupa, vaid peatükkide kaupa, ehk siis mul on siin digitaalses märkmikus ka olemas kõik need materjalid. Ei ole kõik, tähendab. Mul on olemas siin esimese peatüki tunnikirjeldused kõik, et kõik need klassid mul siin töötavad, siin on mul kõik, peakski olema minu arust kõikide klasside esimeste unitite tunnikirjeldused peaks olla olemas. Jah, välja arvatud 9, sest et meil ei ole veel tunniplaani ja ma ei tea, millal neil on paaristund, millal üksiktund ja 10. klassi asju ka veel ei ole. Nii, see on siis 5. klass. Täpselt sama asja tegin ma siis ka 4. klassiga. Kuna 4. klassis on juba rohkem neid materjali asju kogunenud, siis seekord ma võtsin kõik kaustadest või nendest mappidest välja ja kohe tegin südame külmaks ja ma ei visanud ühtegi töölehte ära, aga panin teise kohta ära need töölehed, mida ma pole aastaid kasutanud, ehk siis üritasin neid mappe natukene väiksemaks saada, aga nad väga ei läinud. Aga ühesõnaga 4. klassis on täpselt samamoodi, on kõik asjad valmis kasutamiseks. Siin on neid päris palju. Ja nagu ma ütlesin, siis on ka sõnade tööd on kõik siin olemas. Ja ma ei hakka seda 3. klassi mappi näitama, et 3. klassiga tegime täpselt samamoodi, on 3. klassis on küll 3 mappi, kuna seal on ka suuline eelkursus. Ehk siis 3. klassil on mul nüüd 3 mappi tegin korda ja tegin tühjendust ka 2. ja 1. klassi mappides. Shoppasin natukene Amazonis ka ikkagi ja tellisin sellised valge tahvli markerid. Neil on kohe kustutujad ka otsas. Et ma olen küll palunud nüüd paar aastat, et vanemad ostaksid oma lapsele ka selle valge tahvli markeri, et neil oleks Pinalis kohe olemas, et kuna mul on peaaegu 100 õpilast siin, kes eriti 3., 4., ütleme, et 5 kasutavad neid valgeid tahvleid ja markereid pea igas tunnis, siis neid tegelikult ikka kulub, et oleks hea, kui igal õpilasel oleks endal Pinalis olemas ja ei peaks minema ka neid nii palju ostma. Et eelnevalt oli ka juttu sellest, et mul on sellel aastal siis pabermärkmik, päevik, kuhu ma siis saan oma märkmeid teha, et ma olen seda ka natukene nüüd juba täitnud siin. Sellel aastal ma mõtlesin, et ma kingin õpilastele sünnipäevaks sellised pins, mis need siis eesti keeles on? Märgid, mida nad saavad siis panna kas koolikoti külge või ma ei tea, kampsuni külge, kuhu iganes. Et mul on neid paar pakki on veel juurde tulemas. Et ma saan siis neile kinkida need ja traditsiooniliselt tuleb igale õpilasele ka üks Starbursti komm lisaks. Mingil põhjusel ei müüda enam Eestis neid magneetilisi, elektrostaatilisi märkmepabereid, mida varem büroomaailmas müüdi. Seal on ainult A4 suuruses jäänud, ehk siis ma tellisin nüüd teise firma omad, ma ei ole neid veel katsetanud. Need ma tellisin Amazonist, ma vaatan, teen nüüd kohe ühe lahti ja proovin, kas see toimib samamoodi. Kas need eelmised toimisid küll väga hästi, aga need said mul otsa. No nii, vaata, ma joonistasin nüüd ühe happy face'i siia peale. Vaatame, kas see toimib. Oi, näed, väga hästi. Ei kuku kuskile. Väga hea. Ma isegi tegelikult hinda ei mäleta, kas ta oli nüüd soodsam kui see Eesti oma või kallim. Ma vaatan need hinnad järgi ja saan panna kommentaaridesse sinna alla. Ja siis sai mul otsa ka magneetiline kleeprint. Selle ma ostsin Charlotte'ist. Ma oleks tahtnud küll tegelikult natuke enne kitsamalt, aga seal ei olnud seda. Et see on küll selline teacher must have. Nüüd saab siis pildikaartide või sõnakaartide või lipikute, mille iganes taha liimida ja siis saab seda valgele tahvlile või tahvlile siis
kinnitada. Jaa, ma ei mäleta, kas ma kevadel või suvel millalgi ma tellisin endale sellise võtmehoidja. How cute is that? Nii nenne minu arust. Nii, ja viimane asi, mis ma näitan täna, mida ma siis veel muutsin või mida ma ostsin. Ma otsustasin loobuda oma seljakotist. Mul oli paar aastat siis nahast seljakott, mis oli tegelikult väga mugav ja tore. Aga mõtlesin, et prooviks sel aastal siis uuesti käekotiga toimetada ja selle ma ostsin H&M-ist. Mõnus suur kott. Sinna mahub ka minu laptop ja tahvelarvuti ja muud olulised asjad. Üks asi veel, et ma tegin 4. ja 5. klassile ka valmis Google Classroomid. Ehk siis siin on olemas kõik peatükid, sõnade nende linkide ja nii udune on. Ma ei tea, miks ta ei lähe selgemaks juba. Okei. Nii, ehk siis siin on olemas Quizleti lingid ja siin on olemas ka sõnade salvestamise jaoks näidis salvestused siis. Et nii 4. kui 5. on need asjad kõik olemas mul.